Tervist, kallid vaatajad! Järgnevas videos me vaatame üle Muhu 15 tuntumat kirjanikku. Ilma pikema viivituseta hakkame pihta meie esimese kirjanikuga, kelleks on Karl Wilhelm Freundlich ehk Köster Rentli, sündis 1803 ja suri 1872. Karl Wilhelm Freundlich ehk nagu muhulased teda tundsid, Köster Rentli oli prosaist, luuletaja, Muhu köster ja koolmeister. Teda peetakse esimeseks Saaremaa ja Muhu kirjanikuks. Freundlich sündis küll 1803. aastal Kuressaares, kuid 21-aastasena sai temast Muhu köster ning elas kogu ülejäänud oma elu Muhus. Freundlich elas Kaigul, kus ta oli ka koolmeister. Lisaks pidas ta vallakirjutaja ja piirimetsahoiametit ning oli kirglik jahimees ja hobimesinik. Freundlich oli tuntuim kohalik laulumeister, kes pani värsi sisse kohalikke sündmusi, talurahva elu ja tööd ning hetki isiklikust elust. Mitmed tema loodud laulud leidsid koha rahva lauluvaras ja ringmängudes. Mitmeid lauldakse tänaseni. Mõnedel andmetel on temalt ilmunud umbes 130 luuletust. Enim tähelepanu pälvinud ja ka tänapäeval populaarsed luuletused on Jänesõhkamine ning Muhumaa hundijahist. Viimane muutus populaarseks viimase Muhu hundijahi ajal ning luuletusele tehti ka tänapäevane järg. Freundlich kirjutas kaastöid ka Johann Voldemar Jansen Perno Postimehele ning toimetas erinevaid maarahvale mõeldud kalendreid. Freundlich propageeris lauluharrastust, koole, ajakirjandust ja raamatuid. Levitas põllumajanduslikke, veterinaarseid ja tervishoiualaseid teadmisi ja võitles ebausukommete vastu. Freundlich oli muhulaste seas väga populaarne ning teda meenutati ikka hea sõnaga. Muide, Karl Wilhelm Freundlichi mõte oli ehitada väinatamm Muhu ja Saaremaa vahel. Villem Grünthal Ridala, sündis 1885, suri 1942. Villem Grünthal Ridala oli luuletaja, tõlkija ning keele- ja folkloori uurija. Grünthal Ridala sündis Kuivastu kõrtsis. 1891. aastal alustas ta koolitööd Hellamaa Kihelkonna koolis. 1905. aastal astus ta Helsingi ülikooli, kus õppis soome keelt ja kirjandust. Aastatel 1923–1942 töötas ta Helsingi ülikoolis eesti keele ja kirjanduse lektorina. Villem Grünthal Ridala suri 1942. aasta jaanuaris Helsingis. Grünthal Ridala on eesti keelt rikastanud paljude uute sõnadega. Tänu temale on eesti keeles olemas sellised sõnad nagu jõhker, luide, rõve, himur, põgus, tohutu, ähmane, halisema. Soome keelest tõi ta eesti keele sellised uusissõnad nagu ulgumeri, ülev ja hurmama. Ridala kuulus noore Eesti rühmitusse, teda võib Gustav Suitsu kõrval pidada moodsa Eesti luule rajajaks. Ridala luulet on tõlgitud soome, saksa, ungari, vene ja itaalia keelde. Madis Külanurmik sündis 1890, suri 1969. Madis Külanurmik oli koolimees, noorsokirjanik ja tõlkija. Ta on enim tuntud oma õpikute ja lugemike poolest, mis olid mõeldud noortele. Madis Külanurmik sündis Ribaski külas Kukka talus käsitöölise peres. Kooliteed alustas Madis Külanurmik 1899. aastal Külasema vallakoolis. Kuressaare linnakooli lõpetamise järel sai Madis külast Muhu Viiraküla vallakooli õpetaja 1909. aastast kuni 1911. aastani. Hiljem omandas Rakvere pedagoogilistel kursustel õpetajakutse, asus tööle Haapsallu, kus töötas mitmetes koolides kuni seejärel Tartus ja Tallinnas kirjastaja ja ajakirjanikuna. Sel ajal ilmus tema 5-osaline lugemikesari Eesti keeleõpik muulastele ja soome keeleõpik. Külanurmik tegutses ka tõlkijana. Tema poolt on eesti keelde tõlgitud muuhulgas Tolstoi ja Tšehhovi teoseid. Vassili Randmets sündis 1900, suri 1984. Vassili Randmets oli advokaat, kohalik kultuuritegelane ja kirjanik. Ta sündis Linnuse külas Mihklijaagu talus. Õppis kohalikus ministeeriumikoolis ja Tartu ülikoolis, kus alustas arstiteaduskonnas, kuid õppis lõpuks majandust, õigust ja filosoofiat. Vassili Randmets osales ka vabadussõjas. Randmets elas ja töötas pikalt Tartus, kus ta pidas advokaadiametit ja kogus rahvalaule. Tema käes oli väidetavalt üks suurimaid uute rahvalaulude kogusid 1930-ndatel, mis kahjuks sõjaaegses tulekahjus hävis.
Teise maailmasõja järel naases Randmets Muhusse, kus ta osales aktiivselt kohalikus kultuurielus ja töötas Piiri rahvamaja juhatajana. Vassili Randmetsalt on ilmunud vaid üks romaan, Mõrv metsamõistes, mis ilmus 1937. aastal ajalehes Järjejutuna ning hiljem ühtse raamatuna. Randmetsa pärandi hulgas säilis aga mitukümmend kirjastajates seni mitte huvi äratanud ilukirjanduslikku käsikirja, põhilised näidendid ning mitu kasti vanemas eas kirja pandud mälestusi ja tähelepanekuid Muhust. Raissa Kõvamees sündis 1907, suri 1989. Raissa Kõvamees sündis Linnuse külas ja oli ladusa surega proosa- ja näitekirjanik. Tema koolitee algas Piiriministeeriumi koolis. Hiljem õppis ta Kunda rahvakoolis ja töötas seejärel Kadrina ja Muhu piirikaupluses. Hiljem rajas ta Muhus Lumiste kaupluse. Muhus elades kirjutas ta lühiproosat ajalehte Meie maa. 1944. aasta sügisel lahkus Kõvamees Rootsi ja sealt edasi Kanadasse, kus elas oma surmani. Kanadas loodud Eesti pagulaste kirjastus Orto avaldas seal tema teoseid. Tema raamatutes leiate te head Muhu huumorit ja rahvapärast kõnepruuki ning teoste keskseteks tegelasteks on tihti tugeva karakteriga edasipüüdlevad naised. Juhan Smuul sündis 1922 ja suri 1971. Ilmselgelt Muhu kõige kuulsam kirjanik. Tema looming koosneb proosast ja luuletustest. Smuul alustas oma kooliteed Piiri algkoolis ja jätkas Jäneda põllutöö koolis. Tema suurim unistus oli saada meremeheks. Kahjuks takistas seda tema kehv tervis. 1941. aastal mobiliseeriti ta Punaarmeesse. Tervise tõttu teda rindele ei saadetud. Temast sai kirjanduslik kaastööline Nõukogude tagala ajalehe Rahva Hääl toimetuses. Seal algas ka tema lähem tutvus oma kaasaegse Eesti kirjanduse ja kirjanikega. Oleme siin Muhu muuseumis Juhan Smuuli töötoas. Suviti tahti Juhan palju tööd teha, aga tema suure populaarsuse tõttu segati teda tihti. Nii et kui Juhan nägi kedagi piisavalt kaugelt tulemas tema toa poole, põgenes ta mõnikord akna kaudu. Sõja järel tahtis ta realiseerida oma kauaaegset unistust ning astuda merekooli, kuid sinna teda ei võetud. Siis töötas ta lühemat aega Sirbi ja Vasara toimetaja asetäitjana ning ajakirja Pioneer toimetajana Tallinnas. Alates 1947. aastast vabakutseline kirjanik, Kirjanike Liidu aseesimees 1951–1953, esimees 1953–1971. Ta sai mitmeid toonaseid kõrgeid autasusid ja tunnustusi ja oli juba oma eluajal üks Eesti hinnatumaid kirjanikke. Tänu sellele õnnestus Smuulil lõpuks ka täide viia oma unistus suurtest merereisidest. Ta sai ajalehe korrespondendina või kirjanikuna kaasa teha mitmetel ekspeditsioonidel ja kalareisidel. Ta käis näiteks Heeringalaevaga Põhja-Atlandil 1955. aastal, Polaarekspeditsioonilaevaga Antarktis 1957. aastast 58. uurimislaevaga Jaapani merel 1959. aastal, Teravmägedel 1960. aastal. Heeringlaevapaardel ilmusid reisiainetel lasteraamat Meremees Murka ja följetonistlik Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubelilauluga. Antarktika reisi tulemuseks oli päeviku vormis jäine raamat, Jaapani merel ilmus reisiainetel raamat Jaapani meri, detsember. Suvised vabad hetked veetis kodusaarel, mis on tema loomingu olulisim lähtepunkt ja inspiratsiooni allikas. Enda naaber. Enda naaber on sündinud aastal 1938. Enda naaber on õpetaja, fotograaf ja kirjanik. Naaber sündis Kuressaares, kuid tema lapsepõlv möödus Muhus. Ta õppis Kuressaare keskkoolis ja hiljem Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Tema esimene luuletus ilmus 1952. aastal ja esimene raamat 1990. Naaber on väga viljakas kirjanik, kellelt on ilmunud kokku 61 raamatut. Raamatud on olnud nii proosateosed, luulekogud kui ka segakogumikke. Samuti on ta andnud tähendusrikka panuse Eesti ajakirjandusse. Naabri looming on rõhutatult emotsionaalne, tema päevikutes ja reportaažides on jäädvustatud keerukate aegade isikupärane peegeldus. Irma Järvesalu, sündinud aastal 1944 ja suri aastal 2022. Järvesalu oli Muhu koduloo uurija, luuletaja ja kirjanik. Irma sündis ja elas suurema osa oma elust Tupelnurme külas.
ta õppis Piiri ja Hellemaa koolides, hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis, kus erialaks oli toiduainete tehnoloogia. Ta töötas keemiku ja keemiaõpetajana. Ajakirjandusliku töö, kodulooliste uurimuste ning luulekogude avaldamise juurde jõudis ta pensionipõlves. Ta on ajalehtedesse kirjutanud palju kaastöid ja portreelugusid Muhu inimestest. Kokku ilmus Järvesalult 8 luulekogu. Tema luulet ilmus järjepidevalt ka ajalehtedes ja ajakirjades. Oma kultuuriloolise tegevuse, eriti murdeluule edendamise eest on Järvesalu tunnustatud mitme preemiaga. Alvine Šmuul, sündinud aastal 1934. Alvine Šmuul on Muhu kultuuritöötaja, kriitik, luuletaja ja prosaist. Šmuul on sündinud Koguva külas Käspri talus. Ta õppis Piiri algkoolis ja Tartu Riiklikus ülikoolis, mille lõpetas folkloristina. Muhulastele on ta ilmselt kõige paremini tuntud kui Muhu muuseumi teadur ja juhataja. Temalt on ilmunud Oskar Lutsu käsitlus akadeemilises Eesti kirjanduse ajaloo 2 köites ning mitmed luuletused sõnumitoojas ja proosaluule kogu õueringid. Urmas Tulliste, sündinud aastal 1961. Urmas Tulliste on kunstnik, kunstipedagoog ja lastekirjanik. Tema koolitee algas Hellemaa koolis, hiljem Tallinnas. Ta on lõpetanud kunstikooli maali erialal. Urmas Tulliste on muide Muhu kooli õppealajuhataja Ulvi Kipperi vend. Tema kirjandusteosed on Silvia suveõhtujutud, Silvia suveõhtujutud 2 ja Silvia suveõhtujutud 3. Raamatud on tema enda poolt ka kaunilt illustreeritud. Illustratsioonide jaoks on ta ammutanud inspiratsiooni oma laste lapsepõlvest, Muhu muistsest ja praegusest eluolust ja Muhu loodusest. Igas pildis võib leida midagi Muhu pärast. Anu Kabur, sündinud aastal 1963 ja suri aastal 2021. Anu Kabur oli Muhu õpetaja ja käsitöö uurija, kellelt on ilmunud mõjukad teosed Muhu käsitöö kohta. Anu sündis küll Tallinnas, kuid tema juured on olnud Muhus ning ta on saarega olnud alati tihedalt seotud. Anu lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse eriajal ning töötas kunsti- ja käsitööõpetajana viimased 20 aastat Muhu põhikoolis. Ta on andnud kirjeldamatult suure panuse Muhu traditsioonilise käsitöö uurimisse ja uuendamisse. Võib-olla on ta olnud ka mõne praeguse vaataja õpetaja Muhu koolis. Anult on ilmunud 8 käsitöö kogumikku ning ta on loonud ka Muhu murdes teksti Urmas Viigi raamatule Muhu vasslid. Lisaks tegi Anu Kabur koostööd Eesti moelooja Katrin Kuldmaga, kelle moebrändi Amanjeda Muhu Couture kollektsiooni kõige hinnalisemad rõivad olid Anu poolt käsitsi tikanti saanud. Mudlum ehk Made Luiga, sündinud aastal 1966. Mudlum on kirjanik, kirjanduskriitik, raamatu toimetaja ja kogumike koostaja. Mudlumi ema on pärit Rootsipere külast, mis on nüüd Mudlumi teine kodu. Mudlum sündis Paides ja käis sealses keskkoolis. Hiljem omandas ta kõrgema kunstihariduse. Tema esimesed jutud ilmusid 2010. aastal kultuuriblogi Zaum. Mudlumi hetkel ilmselt kõige populaarsem teos Mitte ainult minu tädi Ellen oli 2021 Eesti raamatukogudes kõige enim laenatatud raamat. Pealkirjas mainitud tädi Ellen on Mudlumi ema õde Ellen Noot, kes oli Juhan Šmuuli viimane elukaaslane. Teos käsitleb naise elukaart ja emade laste suhtleid. Mudlumit võib lugeda ilmselt kaasaegse Eesti kirjanduse hetkel üheks hinnatuimaks kirjanikuks. Teda on pärjatud mitmete auhindade ja tunnustustega. Näiteks oma 2020. teose Poola poiside eest pärjati ta Euroopa Liidu kirjandusauhinnaga ning 2020. teose Mitte ainult minu tädi Ellen eest teenis ta välja Eesti Kultuurikapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. Irena Tarvis, sündinud aastal 1971. Irena Tarvis on luuletaja ja Muhu murdna propageerija. Irena on sündinud Muhus Linnuse külas ning alustas oma koolitee Muhu koolis. Hiljem omandas ta raamatupidaja ameti Mõdriku tehnikumis. Õpitud erialal teenib Irena leiba tänaseni ja on Muhu vallavalitsuses rannapidaja.
Irena on suur Muhu murdes kõneleja ja muhukeelsete uudiste koostaja ja edastaja Kadi raadios ja Vikerraadios. Irena oli üks Muhu Obitsa loojatest. Katrin Pauts, sündinud 1977. aastal. Katrin Pauts on ajakirjanik ja kirjanik. Ta on sündinud Muhus Aljava külas. Tema koolitee algas Muhu põhikoolist ning hiljem astus ta õppima Tartu Ülikoolis ajalugu. Hiljem proovis ta kätte ajakirjanduses ning saatis esimesi kaasteid Õhtulehele, kus töötab tänaseni. Ta on kirjutanud erinevaid arvamusartikleid paljudele Eesti väljaannetele. Katrin Pauts oli ka populaarse telesarja Eesti tippmodel peatoimetaja. Tema sulest on hetkel ilmunud 10 raamatut. Pauts on kirjanik, keda ilmselt kaasaegsed muhulased kõik teavad. Tema Minu Muhumaa teos küttis saarel pikalt kirgi ja tekitas arutelu teemal, kes üldse on üks õige muhulane. Väidetavalt käidi teose pärast tal isegi Muhu kodus ukse taga aru pärimas. Seisame siin Aljava Ugukivi juures, millel on Katrin Pautsi Tulekanda teoses tähtis koht. Katrin Pauts käis siin inspiratsiooni saamas ja mõtteid kogumas. 2017. aastal varastati kivi ohvriandidest tühjaks. Teatavasti tabab neid, kes ohvripaikades varastavad, muistete jumalate viha. 2019. aastal ilmus ERR portaalis Pautsi arvamusartikkel Katrin Pauts appi Muhu kalamajastub, mis taas saarel hulgaliselt kirgi küttis. Helena Läks, sündinud 1987. aastal. Helena on luuletaja, toimetaja ja kirjastaja. Helena on sündinud Hellamaa külas ja alustas oma haridusteed Hellamaa algkoolist. Hiljem astus ta õppima Tartu Ülikooli, kus õppis filosoofiat ja usuteadust. Alates 2022. aasta märtsist töötab Helena Eesti Noorsooteatri kirjandustoimetajana. Seni on tema sulest ilmunud 3 kriitikute poolt ainult kiidusõnu saanud teost, luulekogud Helena Läks ja Korrosioonikiht ning lasteraamat Kasside salajane pagaritöökoda. Luulekogu Helena Läks arvati 2010. aasta Eesti 25 kaunima raamatu ja 2011. aasta Peeti Älveri luulepreemia nominentide hulka. Kasside salajane pagaritöökoda leidis äramärkimist Kultuuriministeeriumi, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ning kirjastuse Päike ja pilv korraldataval konkursil. Pianist ja improvisaator Faristamo Eller lõi raamatuainetel 2 klaveripara. Helenalt on ilmunud luulevalikuid Müürilehes, Värskes Rõhus, Vikerkaares ja Loomingus, lisaks intervjuusid, artikleid ja muusika- ja kirjanduskriitikat. Meri kohiseb sosi ees. Ikka ala lõpmata. Kena kohinu sosi ees. Oo sügavas otsad.